Ma olen nagu päike, keda ei kannata kaua vaadata. Vau, kui veider on jälle vlogikaamerat käes hoida. Aga otsustasin, et hakkaks selle vlogimisega uuesti pihta. Et kuna ma niikuinii planeerin hakata tegema suvevlooge nädalasi, nagu eelmine aasta, siis mõtlesin, et hakkaks poole mai pealt pihta, et kuna ma ei ole seda väga ammu teinud, et see peaks nagu veits harjutama. Nii, ja ma ei oska veel rääkida siis, kui inimesed mu kõrval on. Harjutame, sellepärast ma seda suvevloogide asja varem alustangi, aga hetkel on mul räige tempo taga. Nagu te saate aru, ma hingeldan. Igatahes lähen ma Ergioski üritusele ja ma arvan, kui ma kohale jõuan, et siis ma räägin teiega natukene edasi, sest et hetkel on mul ilmselgelt minutite küsimus, et ma õigeks ajaks kohale jõuan. Filmin. Aga ma jõudsin kohale ja õnneks ma ei olnud viimane ega jäänud hiljaks ja ma lihtsalt tunnen, et mul on nagu näost mingi megapulane. Aga vist õnneks ei ole, igatahes mul on nii pala. Ja Mai on siin. Te olete Maid näinud erinevates vlogides, ma arvan, eelmisest aastast kindlasti. Tegelikult ma ei tea üldse, kas te kuulete mind, sest et mul on siuke tunne, et muusik on jube kõvasti. Mis me siia täna tegema tulime? Me tulime tegema salati ja siis tulime sööma. Tegemist on tõepoolest tervislike salatitega, kõik salatid on 200 grammi pakendis. Me oleme siin selle retsepti kokkupanemisel püüdnud saavutada sellise kalorsuse, et ta on kusagil 360. Ehk kui te sööte 4 korda päevas ja te olete enam-vähem aktiivne inimene, et te ei istu lihtsalt kontoris, siis 2000 pluss kilokalorit te võite päevas süüa. Nii, Salatid on sellised lukkud. 6 salatit. 6 salatit on tegelikult. Aga me proovisime 5. Ja me andsime punkte nendele salatitele. Esiteks, veiselihasalat, mis sai üllataval kombel meil mõlemal 7 punkti. Siis järgmiseks oli pasta ja kanasalat karrijogurti kastmes, mis sai minult 7 ja Mailt 6 punkti. Siis tuli tuunikalasalat, mis sai minult 8 ja Mailt 9 punkti. Siis tuli kanasalat passiooniga, mis oli minu lemmik, ehk sai minult 9 punkti, aga Mailt ainult 5. Ja siis tuli roheline supersalat, mis oli Mai lemmik, on ju. Jep, sai Mailt 8 punkti ja minult ainult 4. Aga lisaks sellele saime me näksida. See on siis barbecue seemneleivad ja vürtsikurk ja need said mõlemad meil 10-10-st. See tulid mega head. Sain endale põlle ette. Me hakkame midagi tegema, aga ma pole õrnemegi mida veel. Tehtud selline pulver, mis võimaldab siis panna seda igasugustesse toitudesse. Nõges on hästi mineraalterikas, kui Õhut on täis söödud, magustoitu saime ka ja mina panin mõlemale magustoidule 4,5-10, sest et mustikad olid täiega head seal sees, aga midagi oli nagu võõrast kuidagi. Aga kurki ja leiba lähen ma raudselt Ergioskisse ostma nagu ja seda apelsinimahla ka. Seda apelsinimahla, see on nagu mega hea mahl, nagu päriselt, nii hea. Ja nüüd, ma ei tea, seal köögis toimus mingi meisterdamine vahepeal, mul vist mingi klipp oli, et ma panin põlle ette, aga ma võtsin selle põlle põhimõtteliselt sama kiiresti eest ära ka, nii et ma ei teinud seal lõpuks midagi. Nii, ja saigi üritusel käidud, väike kuudipäev kanti ka kaasa ja siin sees on leivad nagu, oh my god, ma olin nii õnnelik, kui ma nägin, et need seal sees on, sest et need olid mu lemmikud asjad seal koos kurkidega. Vaat. Aga sellesse vloogi ongi siis siuke väikene sisseotus tänasest õhtust tehtud ja jätkame homme, nii et näeme siis. Järgmine päev on ja issand, kuidas siin kajab kõik. 2 kokapoissi, selline söögi, kuidas see koht on nüüd siis? Auto, söögiauto, pärast näinud teile. On tagasi Baltika kvartalis ja nad müüvad just täna minu lemmikut toitu, mis oli seal mu lemmik mingi aasta või 2 tagasi. Ma ei teagi, millal nad siin esimest korda käisid. Ja nagu, oh my god, ma olen lihtsalt nii elevil, et ma pean seda täiega jagama nüüd. Action käib, inimesed tellivad, kõik rahvas on kohal. Mis teed? Ootan toitu. Kõik on tühi või? Jaa. Kusjuures tegelikult ei ole nii väga, aga lihtsalt see toit on nii hea, et ma olen nii elevil. Mul on täiega tühi. You happy? I am very happy. Siin pole midagi näha.
Delicious! Oh my god. Nüüd mul oleks küll kõttu jääks nagu. Hello! Märkamatult on kätte jõudnud reede ja Karaga ei saa filmida, ta alati jookseb ära ja siis ma oleks nagu üksinda hängiks ringi. Aga mul on tegelikult vaba päev ja õues on 24 kraadi sooja, mega mõnus. Mul oli eile ka vaba päev, aga ma tegelesin kodus erinevate asjadega, nii et ma ei filminud seal midagi. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean teile ütlema, et ma tegelen eri projektidega, aga need ei ole absoluutselt seotud YouTube'iga, nii et need ei huvitaks teid. Mitte midagi põnevat pole teie jaoks tulekul. Või noh, ma ei tea, aga loodetavasti on, vaadake ikka edasi. Aga hetkel me lähme siis Balti jaama turu avamisele ja muud polegi, ma ei tea. Vaatame, mis seal põnevat on ja me tulime sisse, nagu te näete, siis see on siin punase vaiba asemel roheline vaib ja seal on mingid inimesed, kes teevad actionit oma värviliste tulukestega. Sest tegelikult tundub nagu pimedam, aga teie jaoks oli päris valge praegu. Aga lähme vaatame edasi siis. Kuidas on teie emotsioonid? Väga tore koht on. Mida te arvate nendest söögiputkade valikust? Ma ei ole kogu valikuga hetkel kursis, aga päris põnev tundub. Õnneks on kodule hea lähedal, vaata, me saame käia nagu. Proovime seemid vaidast. Aga natuke rääkis ka mulle jah, et Kuidas teile meeldib maasikate valik? Maasikate valik on väga hea. Kas teile meeldivad ka tomatid? Tomatid on veel paremad. Mis oli Karoliina lemmikasi siin turu peal, mida ta nägi, mida ta kohe tahaks? Kooki, ristikeina kohvikust. Missugust? Nutella browni. Tšau! Tulime nüüd turu peale maasikaid võtma endale. Otsime, vaatame, kus on kõige parema hinnaga või midagi. Aga mul on tunne, et siin on igal pool üks sama. Ei, see on murelik. Karaga MyFitnessis siin muide esmaspäeviti trenni andma, Bodyateki. Ja päris hea on see, et see saal on klaasist seinaga kõik. Nii et kõike näeb siin jõusaalis olles sinna sisse. Vot, aga nad hakkavad seda heli vist praegu vaatama, kuidas see heli siin on. Igatahes, kui te tahate Karoliina Bodyateki minna, siis esmaspäeva õhtuti... Karo, mis keel sul see trenn hakkab olema? 19.35 Karoliina Bodyateki Balti jaama MyFitnessisse. No nii, avamisel käidud ja sain siukse toreda turukoti endale või poes käimise koti. Ja maasikad on kotis, nii et... Aga tegelikult on päris äge koht. Mingi hetk, kui on nagu äkki vähem rahvast, siis viitsib rohkem seal ringi nagu käia ja vaadata ja uurida, mis seal veel põnevat on, aga praegu oli nagu megalt rahvast. Ma ei kujuta ette, mis siis saab, kui kell saab 2 nagu. Kui kõik võivad vaata sisse minna. See on jumal äge, seal on nii palju söögikohti ja poode ja saad niisama vaadata ja jalutada, istuda ja värki ja trenni minna. Jah, kõike saad. Lähed sööd kõhu täis ja siis on süümekad ja siis lähed trenni nagu. Aga need söögikohad on kõik siuksed enam-vähem, et haarad kaasa pigem, et... Jaa, no nagu ikka siuksed, vaata, siuksed to go kohad, jah. Võt, aga Karoliina läheb tagasi tööle ja olen koju puhkamas. Hello! Äkitselt on kätte jõudnud õhtu ja ma ei olegi teid päeva jooksul rohkem välja võtnud kotist. Aga nüüd ma suundun Karoliina juurde, kus on siis tüdrukutega väike istumine, aga kuna seal on inimesed, kes ei tea sellest kaameramajandusest mitte midagi, ei ole harjunud ilmselt kaamera ees olema väga, siis ma ei taha teid seal ka väga välja võtta. Et ei hakka pinget tekitama inimestes. Aga mõtlesin, et teen selle vaheklipi vahepeale, et lähme kenasti järgmisesse päeva üle. Täna on laupäev. Me oleme siin kalamapäevadel ja siis tulime siia sööma. Meil võttis süüa. Fajitat võttis. Healthy. You know, hipster thing. Ja siin on mega palju rahvast. Mul on mega imelik rääkida. Ja jumala tuus on, nii palav on. Juba tead, mu prillid ees on, mul on silmad jooksevad räigelt vett. Ja meil on siin äge punt koos, vaadake. Ja eks me siis vaatame, käime siin ringi ja siis mingi hetk Melju äkki ütleb ka tere. Et tšau siis. Karo tegi vist hea sissejuhatuse ära juba, aga ma sain oma söögi kätte ja ma olen Harrile, nagu ta ütleb, viimased 3 tundi ütlen, mul on kõht tühi, nii et mul on väga hea meel seda sööki süüa praegu.
aga jaa, tahtsingi lihtsalt tere ära öelda. Ega mul ei ole tegelikult ka midagi muud asjalikku praegu öelda. Vaatame, mis päev toob. Nii mõnus on, aga nagu mega palav. Ei vaata, mul on triibuline valge-sinisega bluusene ja siis on läikivad need jalanõud ja siis triin siin ees on nagu mätsi nagu. Nii nunnu on ju. Sul on huule peal see. On või? Ma rääkisin terve aeg teaga juttu nüüd, et mul oli huule peal sööki. See oli hoidsin pärastiseks, et nagu kui kõht peaks tühjaks jääma. Saaks nagu lepitada siit, aga ma ei tea, kas ma nagu olen pildis ka või ole. Kaua ei kannata vaadata. Oh my god! Kus sa neid võtad? Võtte kunde. Harri lihtsalt oskab mulle komplimente teha. Ma olen nagu päike, keda ei kannata kaua vaadata. Yes! Sa oled teist võtust ka. Ma olen nagu päike. Pikk paus. Aga me oleme Jaapani aias. Tulime siia mõningaid pilte tegema ja siin õitsevad kirsiõied nagu, oh my god. Vaadake noh. Nagu ma lähen, siin ei tohi muru peal käia, aga ma lähen natuke lähemale. Vaadake, täiesti pekkis. Kes on mind nagu kauem jälginud, siis ma olen raudselt kuskil maininud, et ma elasin kunagi DC lähedal aasta aega ja mu lemmikaeg seal oli siis, kui kirsiõied õitsesid. Ja ma tahan nagu nii väga sinna sellel ajal tagasi veel minna millalgi kunagi ilusal päeval. Ja nagu praegu neid siin nähes, mul on nagu siuke mõnus nostalgiline hetk ja see teeb mind nii õnnelikuks ja need on nii ilusad nagu ma ka. Ja nagu ma võin kogu aeg oma käega, kui ma räägin. Hello! Järgmine päev on pühapäev ja nüüd me jõudsime päriselt ka Kalamäe päevadele. Eile me jäime omadega Telliskivisse pidama nagu. Ja lähme praegu vaatame Tannut, sest et ta peaks siin kuskil esinema. Valdavaks lüüa, sest see kogu korravikus ja asjaderi, mis aastateks kogu. Aga nii ometi ei pääsi, et ole kui omad juurde teed, kui sul on süda sees. Saab ümber tõugata veel müürid minna endale sa lühi ja teistes silmist vaadata äratust vaid. Ma filmin praegu väga huvitav nurga alt, aga ma tulin siia roosa seina äärde, et pildistada neid ägedaid jalanõusid. Ja tervitused siinkohal Maile, kellega me siin ühe korra samamoodi selili olime, et jalgu pildistada, nii et korralik kõhulihaste treening on. Aga vaadake, kui ägedad jalanõud nagu. Oh yeah, need nagu matchivad nii hästi selle seinaga kokku. Ja siis Harri piiruks sealt. Aga ta nüüd läks just ära. Et ma tegelikult ma ei lama siin üksinda nagu mingi veider. Aga okei, mul on nii valus. Ma tõusen püsti nüüd. Tšau! Ma olen koduriided küll selge saanud, aga meik on praegu päris tugev. Et ma filmisin just ühe video, mida te olete nüüdseks juba näinud. Fanta üleskutse, nii et kes ei ole näinud, siis minge vaatame kindlasti. Aga igatahes see vlog nüüd siis jõudiski lõpule ja väga veider on tegelikult, mitte väga veider, aga natukene veider on olnud vlogidest, et ikkagi on see, et kui sul mingi paus tekib, siis pärast on alati nagu raske ree peale tagasi saada. Aga nüüd vaikselt saan asjale uuesti pihta. Ja ma vlogin küll selle Canon Legria Miniga enamjaolt, sest et seda on lihtsalt nii mugav kasutada ja mis iganes, käes hoida ja niimoodi. Aga ma olen vahepeal ka mõelnud, et ma tahaks teha nagu siukseid nii-öelda iluvõtetega vloge, ehk siis ma peaksin tegema seda oma teise kaameraga. Ja ma ei tea, andke teie mulle kommentaarides teada, et kas te eelistaksite selliseid tavalisi, lihtsaid, mitte eriti monteeritud vloge või siukseid lahedaid vloge, kus on mingid slow motionid ja siuksed mingid iluvõtted, muusika erinevate kohtade peal tagataustaks, mis iganes mingid need timelapsid, värgid-särgid. Et ma ei suuda otsustada, mis teed nagu minna. Ja ühtlasi, kui pikk on teie jaoks liiga pikk vlog, sest kuna ma teen nagu nädalase vlogi, siis ilmselt tuleb see sinna, mul pole tegelikult õrnemi, kui pikk seekord tuleb, aga kindlasti tuleb see üle 10 minuti ja ma muidugi alati üritan seda hoida alla 20 minuti, aga lihtsalt mul on nagu, ise ma ei viitsi vaadata väga pikkasid videosid, et siis nagu ongi see küsimus, et kui pikkasid teie viitsite vaadata.
ehk siis jätke mulle, olge head, palun ka see nagu kommentaaridesse, et kui pikk on teie jaoks maksimum pikk vlog, nagu mida te viitsiksite vaadata. Aga kas mul oli mingi mõte veel või? Ma ei tea, hetkel vist ei olnudki, et see nagu siin outro nüüd siis liiga pikk ka ei tuleks, siis lõpetame praeguseks ära. Alustan esmaspäeval jälle uue vlogiga ja niimoodi nüüd teemegi siis suve lõpuni välja, et iga nädalal tulevad vlogid. Aitäh, et vaatasite, kui need vlogid teile meeldivad, siis pöial püsti on alati väga, väga armas teie poolt ja näeme siis juba jälle järgmises videos. Olge tublid. Tšau!